Tere, mina olen Hendrik Aavik, minuga koos on stuudios Priit Kallas. Me teeme praegu podcasti Praktiline AI, kus anname nõu, kuidas praktiliselt AI tehnoloogiaid kasutada oma äris. Tänase episoodi teemaks on otsingumootori turundus ehk SEO ja sotsiaalmeedia turundus ja kuidas neid teha AI abil. See võiks olla hästi kontsentreeritud SEO koolituseks, võiksime seda nimetada. Käime üle ettevalmistuse, kuidas protsess ellu viia, kuidas automatiseerida sisuloomet ja kuidas see kõik internetis populaarseks teha. Priit, kuidas me alustame SEO-ga? No alustame ikka vanadest tööriistadest, et täna meil on märksõnu vaja. Kuigi räägitakse, et OpenAI ja ma ei tea, kes veel võtavad kohe Google'ilt turu ära, siis ma olen veidi skeptiline selles osas, et 300 miljardist aastakäivet nagu võtta ära firmalt, kes teeb samu asju, mida need, kes tead küll tahavad ära võtta, ehk kellel on ka AI olemas, see ei ole nagu väga tõenäoline. Seega, selleks Google'is välja tulla on sa tahad mingite otsingutega välja tulla. Jah, mul on omal ka brauseri avaotsinguks on pandud Perplexity ja mulle tundub, et ma vist hakkan Google'i peale tagasi valima, sellepärast, et kirjutades sinna otsistringi, siis ta küll otsib seda, aga esiteks ta on aeglasem, mõtleb natuke aega ja kuidagi see linkide loogilisus ei ole, et kui ma küsiksin midagi väga konkreetselt, siis ta võib-olla oskas mulle paremini vastata, aga kui ma küsin nii, nagu ma googledan teemasid, siis see ei ole läinud. No mul on sama, et mul oli see, kui OpenAI tuli välja, see mis siis Chrome'i extension, et otsi otse OpenAI'st, siis see oli mul, ma arvan, 3 tundi kasutuses, ja siis ma võtsin ta maha, sellepärast, et ei ole päris see, mida ma ootasin, ja praegu ikkagi, ütleme niimoodi, et ma kasutan otsinguks ChatGPT-d ja Perplexityt, aga tegelikult ikkagi, kui ma keskendun ja süvenen, siis see Google'i tulemus on nii palju sügavam, et ma saan oma, ChatGPT ja ka teised AI-d, nad võtavad mingi portsuselt ja see on nende otsus, mis nad võtavad. Aga ma tahan võib-olla 50. tulemust saada tegelikult, eks ole. Et see on see, mille peale tegelikult, ega Google ei oska ju otsingut teha. Kui Google oskaks otsingut teha, siis ta annaks mulle ühe tulemuse, aga ta annab 100 või tegelikult isegi 1000. Ja aga nüüd ongi see point, et siis 2 asja, et mis märksõnu ma otsin või mis märksõnu su klient otsib ja teisest küljest siis see, et kuidas me saame nad niimoodi oma lehele laotada, et see on parem kui konkurendil ja teine asi siis nüüd podcasti mõttes, et kuidas seda AI-ga lihtsustada, et tegelikult meil on olemas ka mingi tööriistad, mida seda teha, siis puhtalt juba AI-ga sisu tegemise tööriistad. Aga nendega on niimoodi, et ikka päris, minu arvamus muidugi, aga päris sellist, et vajutan nuppu ja olen rahul, ma veel ei ole väga näinud, aga see, et vajutan nuppu ja peaaegu ja kui veits krititsismi maha keerata, siis nagu laseme laivi automaatselt, aga pärast käime mõned kohad üle, et sellised võimalused on olemas. Okei, SEO töö tüüpiliselt kuulejatel, kes oma veebiga tööd alustavad, esimene asi on märksõna raamatu koostamine, kus on siis kõik peamised märksõnad, primaarsed ja sekundaarsed, mille peale SEO tegema hakatakse. Et kas on mingi hea tööriist või metoodika? Ütleme, ma isegi võib-olla, märksõnatöö on märksõnatöö, et see on olnud viimased 20 aastat enam samasugune. Et selles jaoks on meil, ütleme, mingi ühesugused ja teissugused, kõige tuntumad tõenäoliselt on Ahrefs ja SEMrush näiteks. Ja kui ei taha üldse raha maksta, siis lähed Google Keyword Plannerisse, mis on Google Adsi sees ja sealt saab ka märksõnu kätte. Aga et kui me arvestame see, et märksõnad on olemas, sisuliselt sa võid neid ju isegi peast teada, selles mõttes, et kui sa müüd jalgrattaid, siis maastikuratas ja linnaratas. 10 tead, 100 ei tea. Jaa, ei, seda küll, seda saab alati hea täiendada. Üks asi, millele kindlasti tuleks tähelepanu pöörata, on see, et ChatGPT või mis iganes muu AI, ka kaasa arvatud Google Gemini, ei tea SEO, või SEO-st ta teab üht koma teist, aga ta ei tea märksõnadest midagi. Et seal on point on selles, et ChatGPT-l ei ole infot selle kohta, kui palju otsitatakse Eestis kasutatud autod kuus. Teda annabki sulle siis kas siis Google ise läbi Keyword Planneri, Ahrefs või siis SEMrush või mõni muu märksõna tööriist. Google'iga
koostad omale siis, uurida välja oma märksõnad, mis sul on olulised, paned nad tabelisse ja selle tabeli paned custom GPT sisse. Jaa, muide hea plaan on see, et mul on üks juhendmaterjal selle kohta. Tasuta internetis. Paneme siia show notes'idesse, paneme selle lingi ja siis te saate, seal on mul üks klassikaline SEO tegemise jutt peamiselt, aga seal on esimene plokk kõik on sellest märksõna leidmise kohta. Et see töö on ikka sama, eks ta aeg vaikselt läheb automaatsemaks, aga jah, et kui see on tehtud, et sa nüüd tead, et nüüd ma hakkan näiteks kasutatud BMW on mu märksõna ja ma tahan neid müüa, siis sealt lähed edasi ja need on need kohad, kus saab hakata juba siis automatiseerimisega tegelema. Kas persona loomisel saab ka AI kuidagi aidata? No persona loomisel on AI selline hea kark või selline tööriist, et ideaalis ju peaks persona tegema ise, ehk siis sa vestled oma olemasolevate klientidega, kes nad on päris inimesed, kes ütlevad sulle päris asju. 2 asja, et esiteks ei viitsi ja teiseks, et pole klienti, eks kui sa oled startup või eile tegid firma või mida iganes, siis AI-l on nagu muljetavaldavalt palju arusaamist, ta on väga palju internetti lugenud ja igaseid foorumeid ja asju ja nii edasi, et kui sa tahad teada, et mida arvavad emad oma lastest või midagi taolist, siis sa saad sealt rohkem infot, kui see oma peas on, nii et ma väga julgelt soovitaksin, aga kui sul on omal ka nagu päris oma infot, siis see lisaks veel panna. Ja ma alati olen ka kõigepealt välja mõelnud personad, nii mõnelauselised personad ja siis andnud nüüd paar lauset ette ChatGPT-le käsuga teha korralik persona, mis on siis umbes 2A4 ja siis need personad ma olen veel tavaliselt ka kokku võtnud ühele koosolekule ja fookusgrupi ei lasknud teha sellel. Ja, see on hea plaan. Aga üldiselt seal on nagu, see on natuke tuleviku asi ja ma olen mõelnud selle tegemise peale, aga ma ei ole seda teinud, on see, et tehniliselt võttes sul võiks olla igale persoonale oma sisu ju. Selles suhtes, et kui ma müün, ma ei tea, Volvot näiteks, eks ole, siis ühele ma müün teda sellepärast, et ta on turvaline ja su pere jääb ellu ja kõik värgid, ja teisele ma müün sellepärast, et ta on ikkagi veits nagu eksklusiivsem auto, et teised näevad, et sul on raha ja need on 2 erinevat inimest, nad eelistavad erinevaid omadusi selle sama auto juures ja nad kirjeldavad sama omadust erinevate väärtustena, eks ole, et kui sul on ühel juhul on näiteks auto võimsus, siis auto võimsus see, et ma saan turvalisuse valtes on see, et ma saan möödasõidu kiiremini teha. Aga selle, kellel on raha vaja näidata, tema jaoks on see, et hääl on kõva ja kõik vaatavad, kui kiiresti sõidab, eks ole. Ja saavad aru, et sa oled juba üle 40. Et hüppame nüüd järgmise teema juurde, et eeldame nüüd, et koos AI-ga meil on personad ja märksõnad on paigas, et lähme SEO protsessi loomise juurde. Põhimõtteliselt on meil 2 sisutüüpi või ütleme 3 sisutüüpi on toode, teenus, toode ja teenus on selles mõttes, et natuke enamasti toote kohta kirjutame vähem, aga samas sul võib olla toode, mis on maja või ka auto kohta, sa võid terve kilomeetri kirjutada. Ja siis on artikkel või mingit sorti jutt, milles sa kas seletad, annad nõu, aitad kuidagi inimesi. Põhimõtteliselt sa peaksid jagama selle juppideks, sa võtad oma olemasoleva ette ja sa võid selle sama persona käest küsida nagu läbi ChatGPT või ise kaasa mõelda ka muidugi. Nii, kui ma nüüd kirjutan sellest samast Volvost näiteks sellele sihtgrupile otsustada, ma panen praegu veebi sellele üldise sihtgrupi, mis meil on nagu kõige tavalisem, et kui ma talle kirjutaksin, mis järjekorras ja mis tükid peaks olema kaetud, kui me näiteks tootekirjeldusest räägime. Või samas võime mingit artiklit kirjutada, mina ei tea, talve sõitmisest või matkamisest või mida iganes, et millised tükid seal sees peaksid olema. Ja seal ma alustangi siis sellest, et sisuliselt ma küsin persona käest. Kuule, ütle mulle siis mingi kogus asju, 5 punkti või 10 punkti või 3 punkti, mis on sinu jaoks absoluutselt tähtsad ja peaksid siin kas tootekirjelduses või artiklis olemas. Nüüd ma saan selle vastuseks, AI annab mulle lihtsalt listi. 1, 2, 3, mingi nagu alapealkirjade listi. Ja kui ma selle olen ära teinud, siis ma hakkan selle listi pealt, eks see põhiomadused, see mille pärast see inimene seda asja osta tahab, selle pealt siis sinna sisu juurde genereerima, et nii see käib mul.
ja siis ilmselt on oluline ka selle sisu taaskasutamine. Seda vaatame lõpus jah, kui me oleme asja valmis saanud, siis kuidas levitame. Loomulikult veebipoes, kui on e-commerce'i sait, siis peab olema lingitud blogipostid toodete juurde ja vastupidi, toodete juures kindlasti lingid ka blogiposti juurde. Ma seda pidi tavaliselt ei tee ise. Et selles mõttes, kui inimene on juba nagu kassa lähedal, siis ma ei hakka teda enam segama, et jah, et kõik muud asjad poe poole, aga tagasi depends, see ei ole nagu absoluutne kivis raiutud reegel, aga pigem ikkagi ühesuunaline voog kassa poole. Jah, ma mäletan kunagi ma ei ütle, et ma seda kunagi ise teinud oleks, aga ma mäletan, et üks e-commerce'i spetsialist isegi ütles, et kui ta poode teeb, siis ta lehtedelt võtab back-nupu ära, et ei ole vaja tagasi minna. Amazoni checkout või isegi või sa võtad mingi lennufirma või midagi taolist, sul checkout'i lehed on kõik ilma back võib olla selles osas, et ma saan veel midagi muuta selles tellimuses, aga see oli back nagu päris nagu ei ole. Aga siin üks asi, mis ma võib-olla need sisuelementide juurde või ma käiks selle protsessi nagu läbi ja siin on esimene iva, võib-olla ma kordan üle, on see, et ma kõigepealt teen selle protsessi käsitsi valmis, et see, mida ma praegu räägin, proovidki lihtsalt ChatGPT või Claude'i või Google AI Studios, kus iganes sulle meeldib teha. Ja sa teed seda samm-sammult käsitsi läbi, nii kaua, kui sa saad sellise tulemuse, mis sulle nagu meeldib. Aga siis ongi, et kui sul need, ütleme siis, jutupunktid olemas, siis järgmine samm on igale jutupunktile kirjutada nii palju sisu, kui sa arvad. Jutupunkt võib olla üks lause, eks ole, et siis sa ei toegi teda nagu ala pealkirjadena, vaid ongi 5 lauset ja selle toote kohta. Näiteks kruvi kohta on ikkagi, me ei kirjuta nagu 2 lehekülge teksti, seal võib olla ka 1 lause, aga siis pikemalt kas siis lause kaupa, aga kui me ütleme, et me võtame näiteks artiklilaadse asja, siis seal võib olla sul 10 alapunkti, iga ühe all veel 2 lõiku teksti, eks ole, et siis järgmine samm ongi see, et siis sa võtad selle alalõigu ja teed sealt teksti valmis ja alalõigu ja siis teed sealt teksti valmis. Ja siis sa saad sisuliselt selle artikli või sisumaterjali tähtsa osa, see on see, mille pärast ta on loodud. Ja kuna see tuum on nüüd valmis, siis järgmisena ma panen sinna 2 lõiku. Üks lõik on meie oma muud asjad, see, mida sa mainisid, teised blogipostitused, ka tooted, värgid, särgid, see on 1 tükk. Ja teine tükk on reaalselt sarnased teised tooted. Et ma ei tea, kui palju sa oled vaadanud, aga e-poodides on sagedasti see, et seotud tooted on mingi täielik nonsense. Reeglina. Mina olen Androidi mees. Isegi Amazonis. Ja, mina olen Androidi mees, sina oled Apple'i mees, mulle näidatakse Apple'i mingid jubinaid Androidi telefoni juurde ja sulle näidatakse vastupidi, eks ole, et täielik absurd. Aga siis sa lased AI-l kirjutada, sa võid anda näiteks, mitte võid anda näiteks, vaid annad AI-le oma sitemapi kätte, tootekatalogi ja ütled, näed, nüüd vastavalt nendele enda eelmistel punktidele, mis me selline oleme kokku saanud, leia mulle siit toodete nimekirjast asjad, mida me võiksime linkida sellest lisajutust. Et ta leiaks need persona baasil kogu kataloogist või sellest kataloogi ruumist, mis sa talle kätte annad, täpselt õiged asjad, mis sinna sobivad. Ja selle siis teed sinna valmis. Ja see on siselingid, eks ole. Ja siis sinna juurde kui vähegi võimalik, ma alati suran ühe välislingiga. Et ma tavaliselt lingin kuhugi Wikipeediasse, väidetavalt on ikkagi niimoodi, et välja linkimine on ikka 1 punkt juures sul Google'i silmis, aga siis Wikipedia on nii neutraalne asi, millele linkida ja see võid öelda ka AI-le, et kui sa räägid sellest asjast, siis lingi mingile asjale Wikipeedias, et nagu nii-öelda avada seda teemat, eks ole. Ja natuke vastuoluline teema on ja ma olen alati kõikidele, kellele ma olen nõu andnud, öelnud, et nii ei peaks tegema, aga on siis ostja tagasiside tootele, mis on võltsitud, et aga AI ajastul, sellepärast, et see on keelatud nagu teoreetselt Ameerika Ühendriikides näiteks. Et see FTC, Federal Trade Commission, see on mingi must miljon raha per 1 asi saad trahvi. Ja, mina olen oma nõuannetes piirdunud selle teadmisega, et kui poodnik hakkab ise sisu kirjutama, siis ta kipub minema selles liiga kiitvaks ja see paistab läbi ja selle asemel, et tekitada toote vastu usaldust, hoopis viib seda minema.
et see on nagu ka turunduslikult, aga AI ajastul võib see kiusatus jube suureks minna. Et... Mul nagu, vaata, kui mina teen see, mis sa ütlesid, mul nagu ei tule pähegi sellist asja teha, et ma panen ta üle võlli nagu positiivseks, ma panen alati, ma kirjutan seda ju persona baasilt ja personal on mingi küsimus, et kas sellel see on, ei, sellel ei ole seda ja sa kirjutad selle sisse, ja aga välja linkimisest lihtsalt, kuna ma olen seda reaalselt testinud, siis need inimesed, kes klikivad välja, ostavad kõige rohkem. Selleks, et kui sa loed midagi ja sa saad aru, et see on mingi asi, millele ma vist peaksin klikkima, siis sa oled nii süvenenud, et need ainsad, kes nii süvenenud on need, kes lõpuks sealt midagi ostavad. Ja päriselt, mul on isegi mingi pagana uurimustöö tehtud selle kohta, et väga nagu tähendab, et see välja viitavad lingid ei pane ostma, aga need, kes klikivad välja viitavad linke, need on nii huvilised, et see viitab, et nad on väga huvilised, eks on. Ja, aga võtame siis siin joone alla, ütleme, et me ei ole mõtet kasutaja kommentaare võltsida, et on paljudes riikides keelatud, Eesti kohta ma isegi ei tea, aga tõenäoliselt ka võiks olla keelatud. Ja Eestis vist veel ei ole, aga jah, see ei ole viisakas. Mida küll võib teha? Ja mis ei ole nii-öelda seadusega keelatud, aga võib-olla mõned näiteks Amazoni terms and conditionis keelatud, on see, et sa võid võtta sarnase toote Amazoni kommentaarid ja sealt pealt ammustada läbi, mida kõige rohkem inimesed kurdavad ja mida nad kõige rohkem kiidavad ja selle pealt teha oma persona ja tootekirjelduse näiteks. SEO tööd, kui oled püsti pannud, siis tuleks ilmselt testida, et kuidas tulemused on. No ega mis seal muud ikka on, sa lihtsalt lased nagu seda vändrast saelaudu välja ja siis sa vaatad, kas hakkab tulemusi tulema või ei tule. Ja, no, tõenäoliselt oled sa ka juba kõige alguses planeerimise faasis omale seadnud SEO eesmärgid, kuhu sa tahad orgaanilise traffikuga välja jõuda. Ja, seda küll, aga ütleme, kui me selle protsessi esitamise mõttes testimisest räägime, siis see on see, et kui ma olen need sammud läbi mõelnud, siis ma teen selle testi valmis või mis testi valmis, kui mul need sammud läbi mõeldud, siis ma teen seda ise korra käsitsi ära ja vaatan, kas ma saan sealt teisest otsast seda, mida ma tahan. Ja kui ma olen seda, mida ma tahan saanud, siis ma võtan mingi oma käepärase tööriista nagu Make või Zapier või kirjutad ise Pythonis koodi või lased AI-l kirjutada endale Pythonis koodi ja ehitad selle viguri endale valmis. Ma olen ise rohkem Make'i kasutaja lihtsalt ajaloolistel põhjustel, aga jah, et enne kui sa hakkad seda automatisatsiooni päriselt automatiseerima, siis testite ära, et ta annab sulle adekvaatse tulemuse. Ja ma arvan, et võiksime vist ka kuulajatele öelda, et ei peaks kartma neid programmeerimisülesandeid tänapäeval, et see on lihtsam, kui te arvate, koos, kui AI kõik ära teeb, ma pean silmas. Automatiseerime ära, kuidas edasi, sotsiaalmeedia. No jah, et kui sa, ütleme, mina tahaks jõuda sinna maani, et kui see, mis sealt välja tuleb, on nii, et kõige hullem ei ole, et võib-olla midagi mõnikord muudan, aga peaaegu okei. Eriti kui sul on 20 000 toodet poes, et siis juba pead laskma ikka täiega välja. Aga siis see, mis sa nüüd oled valmis loonud, alustame siis, et kõigepealt tooted, teenused, võib-olla mõned artiklid ka, siis need on sisendiks juba sotsmeediale. Kas sa teed Facebooki postitusi või Instagrami asju või mingid reelse ja siis ongi, et mingil asjal Facebooki postitusel sul võib-olla on tootepilt ja mingi tekst, mis on nagu super lihtne. Video puhul sa võib-olla lased masinal isegi endale mingi stsenaariumi kirjutada, aga see tuleb siis selle eelneva põhjalt ja ikka kogu aeg selle persona baasilt, et me ei kirjuta endale neid, vaid me kirjutame seda oma ostjale, et me teda veenda nagu. See loodud sisu, mida me automatiseerimisega oma veebisaiti loome SEO jaoks, et seda sisu tuleks siis taaskasutada sotsiaalmeedias ja... No selles mõttes, kui ma siin alguses ütlesin, et me anname talle A, B, C, ta teeb meile mingid alapealkirjad, kus on põhiteemad, siis sisuliselt iga üks nendest põhiteemadest on üks sotsmeedia postitus või üks reklaam, sellepärast iga üks toob välja mingi nurga sellest tootest, teenusest, artiklist, mis on väärtuslik. Ja see tuleks ju ka automatiseerida, et Make või siis mis iganes see keskkond on, teeb need postitused Twitteris, Blue Skies, Mastodoni. Ja, võib-olla ütleks niimoodi. Ma tuleb tunnistada, et minu Mastodon on täis Kaja Kallast, sest ta on automatiseerimise selgeks saanud. Aga mina olen, ma ei ole 100% automaatne, mul see esimene ots seal, kus ma valin märksõnad ja see asi, seda ma teen käsitsi Ahrefsi abil. Siis edasi on masin, teeb mingeid asju ja
kuna mul masin on ikkagi ihutud päris nii, et ma olen enam-vähem rahul, siis see lühivorm nagu sotsmeedia on nii lihtne AI-ga teha, et see võib minna ikka suhtust nagu automaatselt. Ainuke küsimus ongi see, mis sa korra mainisid, et see video ja pilt sinna juurde. Tootekirjelduse puhul pole probleemi, sa võid võtta tootefoto, aga kui seda on midagi särtsakamat, et jõuluvana on peal või mida iganes, et siis see on see koht, kus nagu praegu head lahendust ei ole, sellepärast et video ja pildi AI-d ikka on kohutavad, ja selle tõttu seal jääb nagu see koht jääb nagu küsimärgiga, et kuidas me selle ära teeme. No jah, üks või lihtsam meetod on inimesed oodata aprillini, et siis nad peaks juba korras olema. No jah, iga poole aasta. AI areneb lihtsalt nii kiiresti, aga võtame siis tänase nüüd SEO teema ja AI kokku, et millest me tänase nüüd rääkinud oleme. Et esimene asi on ettevalmistusfaas, kus tuleb siis AI abil koostada endale märksõna raamat, vaadata, mis on puudujäägid ja luua persona. Siis tuleb käsitsi proovida läbi, meie soovitus on käsitsi proovida, teha protsess läbi teha, kui protsess on paigas ja aru saadud, et tõesti nii on hea, siis see ära automatiseerida vastavate käskudega, siis kas Zapierist, Meigist või isegi Cassidy on ka üks keskkond, kus sükst asja võib olla päris hea automatiseerida. Ja siis ma võib-olla vahele nagu ütleks, et paljud inimesed tahavad seda tee tööd nuppu, et masin teeb ise kõik ära, et päris 100% sellist ei ole, aga ma tooks võib-olla mõned välja, et on olemas hästi vana ja ma ei tea öelda tuntud või palju kasutatud tööriist, mille nimi on Surfer SEO, Surfer AI, paneme lingid sinna, et küll saate juurde, aga sellega on nüüd niimoodi, et ma julgeks öelda, et see on kõige parem, mida mina olen kasutanud või mis mulle on kõige rohkem muljet avaldanud, mingi Poola kutid teevad seda ja siis tal on olemas endal ka märksõna võimekus sees ja ta maksab küll sott ja rohkem kuu, et see on kallis tööriist. Ja siis meil on Eestis inimesed teevad, on olemas üks massilise sisu loomisvahend on nagu Content Gecko, ja siis selle kohta ma võin ka veel lisamaterjali ka sinna show notes'i panna, et ma tegin ise ühe saate nendega varem ja siis on selline tüüp nagu Taavi Lindmaa teeb Saxby.io või Saxby AI, ma nüüd peast ei mäleta, jälle otsime pärast üles, paneme lisaks ja ta teeb siis sellist SEO, AI põhist SEO artiklite ja sisu loomise tööriista, mis tal, ma saan aru, juba läheb päris edukalt lendab ja inimesed ütlevad, nemad saavad oma asju tehtud sellega. Lõpetame ka ära siis sellega, et kui see sisu on loodud, siis ühtlasi automatiseerituna tuleks sisu postitada laiali erinevatesse sotsiaalmeediakanalitesse. Kui sisu, ütleme, see, kui sa oled selle protsessi endale ühe korra käsitsi või nii kaua ära teinud käsitsi, et kõik töötab ja siis ära automatiseerid, siis me jõuame juba sinnamaani, et ta võib automaatselt teosta ja kõik asjad toimivad. Et sellega võib täna otsad võib-olla kokku tõmmata. Selge, aitäh kuulamast meie SEO ja AI teemalist podcasti episoodi. Mina olin Henrik Kaavik ja Priit Kallas, koos tegime saadet. Järgmise korrani. Näeme, head aega. Ja kui sa seda praegu YouTube'is vaatad, siis vajuta kindlasti subscribe ja vajuta like ja vajuta seda kellukest, siis meil tuleb ka väga hea kraam edaspidi. Pane ennast valmis.